Tere! Olen jõudnud mingi veekogu äärde. Ma eeldan, et see on Tammula järv. Hiljem ma vaatan kaardi pealt. Armas veekogu. Natuke külm on. Käisin ära kuulsas Katariina kohvikus. Mul on siin kotis kääbiku toitu. Tõesti kääbik väga armastas neid moonisaiu nosida. Ja siin on mul, ma ei näe, siin on vist ei ole näha. Praegu nüüd sööma hakka, kuna ma sain seal muid asju, siis ma hiljem söön nüüd. Aga näitan ka kääbiku toidu ära. Paista. Ühesõnaga tundub, et ei näe. Ma ikkagi näpuga võtma näitama. See on väga ilusad selle pärast. Väga ilusad. Ilusad. Vägevad moonisaiad. Nii ilusad moonisaiu pole varem kuskil näinud. Kõige ilusamad üldse. Ühesõnaga, ma tulin praegu Võru linna, et siin natukene mõtiskleda ja ringi jalutada ja turisti mängida. Aga kus ma selle idee sain, et siia tulla, sain sellest, et kui teatud liik inimestele, keda kutsutakse Eestis sallivateks ja sõbralikeks, teatud liik inimesed nagu mina ei meeldi, siis me kästakse kogu aeg kuskile ära minna. Ja kas lastakse minna välismaale, mõnda jubedasse riiki lausa, või ka Eesti-siseselt, Ja Eesti-siseselt on siis enda nõndanimetatud sallivate peas olemas seisuslik kord, et eliit sallimatud siis, nemad saadetakse tavaliselt Saaremaale ja siis minusugused ma kästakse kuskile Võru linna või kuskile Võrumaale kobida. Ja siis ma olengi nüüd Võru linnas ja ma mõtlesin, et kui nii kaua kogu aeg saadetakse kuskile, siis peab ju tulema ja pilgu ise ka peale heitma ja vaatama, mismoodi Võru välja näeb. Võru näeb välja väga, väga inimtühi, siin ei ole kedagi. Aga nagu Pärnu, aga nagu energiliselt natuke parem kui Pärnu, ma ütleksin, isegi mitte natuke palju parem. Et energia on siin parem, ma ütleksin, inimestel. Nendel väheste, keda ma siin näinud olen. Aga kui ma juba siin olen, siis ma nagu laiemalt mõtiskleksin teemal siis immigratsioon. Et immigratsioon ongi võib-olla see kurja juur, mis on praeguse raske olukorra, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal Euroopas ja ka mujal maailmas meile siis nagu kätte toonud. Mina olen oma elus mitte ükski kord näinud ühtegi inimest, mitte ühtegi, absoluutselt mitte ühtegi inimest, kes oleks immigratsiooni vastane, sest inimest ei ole olemas. Et kui keegi räägib, et keegi on immigratsiooni vastane, siis ma tahaksin, et ta osutaks mõnele inimesele ja siis ma lähen selle inimese juurde, ma tõestan, et ei ole immigratsiooni vastane. Tähendab, mida ma olen näinud Eestis ja mitte Eestis ka mujal on inimesi, kes on teatavat liiki immigratsiooni vastased, kes on massiimmigratsiooni vastased, kes on kultuuriliselt sobimatu immigratsiooni vastased, aga mitte keegi ei ole ju näiteks, kui Eestisse tahab keegi tulla, kas või elama, kes on meeletult eesti keelde ja eesti kultuuri armunud ja tahab tegeleda väga selle, kes on rahulik inimene. See on võimatu ette kujutada, et kellelgi oleks midagi sellise inimese vastu. Lihtsalt ei ole. Ja see on ka mujal maailmas nii absoluutselt, et kui mina elasin 12 aastat, elasin Kataloonias, kas mind seal diskrimineeriti? Ei üldse mitte, vastupidi, et kuna ma nägin väga palju vaevat katalani keelt õppida ja lõpus ka tegin C-taseme eksami katalani keeles, eks ju, mis riigiametnikul peab olema ja meil ka siin, eks ju, teoreetiliselt peab olema näiteks arstidel, aga näiteks minu arstil viimasel vist küll ei olnud. Ja ma ei tundnud mitte mingit probleemi selle, see ei ole immigratsioon, mille vastu inimesed võitlevad, see on massiimmigratsioon ja kultuuriliselt sobimatu immigratsioon, see rikub ära, põlvkondade jooksul on tekkinud teatav olemise viis, teatav energia, teatav võnkumine, eks ju, ja siis see rikutakse ära, see hävitatakse. Ja see on näiteks, kui ma nüüd käisin Barcelonas, eks ju, siis ma ei käinud tegelikult Barcelonas, sest ma üritasin sealt võimalikult ruttu vehkat teha, sellepärast, et kui keegi on mul 2 nädalat tagasi öelnud, et ma tahan Barcelonas võimalikult ruttu vehkat teha, mis on nalja teete, see on üks maailma parim linn, miks ma peaksin sealt tahtma vehkat teha, aga see ei ole enam maailma parim linn. Ja ainuke võimalus, et mul Kataloonias siiamaani rõõmu tunda ja Katalooniat
siiani nagu hinnata ja austada ja armastada on see, et ma lahkun linnast ja lähen provintsi, lähen sisemaale, lähen ka Püreneedesse üles ja seal ma näen veel seda vana, jah, seal on see veel olemas, seal on olemas. Sest immigrant, kes on ütleme selline majanduslikult mõtlev immigrant, tema ei taha ju minna kuskile kolkasse. Tema tahab minna, kus on linnad ja töökohad ja kus saab raha teha. Nii. Et jah. Et tundub, et Eestist on hakanud ka vaikselt saama selline, ega Eesti ei ole tegelikult teistsuguses süsteemis kui teised riigid. Et täpselt samamoodi ju, et immigrandid lähevad linnadesse ja niimoodi. Mul on selline ka Katariina kohvikus, see on see kõige kuulsam kohvik Võrus, mis kõik kogu aeg räägivad ja ma saan aru, miks nad sellest räägivad, sellepärast, et vaadake, kui te olete kas see Tartus, eks ju, ja tahate endale mõne saiakese osta, siis te ostate erinevatest poodidest, erinevatest kohvikutest, aga lõpptulemusena on tegemist sama saiakesega. Ta on kuskil samas tsoonis, kõik saiad on kuidagi ühesugused, eks ju. Ei ole nagu seda omanäolist. Ja ütleme, kui tuleb välismaalane, eks ju, ta ei tea alguses, et see on kõik ühetaoline. Ja talle ütleb, oi, kui head on Eesti saiad, oi. Ta alustab alles selle saia söömise protsessiga, eks ju. Aga kui ta teab, siis ta ei ole midagi huvitavat. Kui ma nüüd ostsin siin Katariina kohvikus, siis kogemus oli väga huvitav. Ma ostsin hommikusöögi kõrvale 2 saiakest, üks oli kilupirukas, mis oli maailma parim kilupirukas, mida ma olen söönud. Et Tallinna lennuajam võiks palgata selle Katariina kohviku endale kilupirukaid tegema siin. Et nad pakuvad Tallinna lennuas kogu aeg need kilo mingid võileibu asju, aga see ei ole päris see, mis peaks olema. Aga jaa, see oli maailma parim kilupirukas, mida ma olen söönud. See oli tõsiselt hea. Ja siis oli, ma tahtsin poonisaia, aga neid ei olnud. Ja siis ma praegu ostsin kaasa, sest hiljem tulid, eks ju. Siis ma ostsin mingi muusi saia ja see muus, mis seal sees oli, see oli umbes nagu eelmise sajandi 70-ndatel või 80-ndatel. Selline väga lapsepõlvemoos oli. Väga lapsepõlvemoos. Selline asi teeb tuju heaks, sest see on omanäoline. See ei ole niimoodi, et sa lähed mingisse teise kohta, sul on sama maitsega kook hamba vahel, eks ju. Ei ole. Ja võib-olla immigrandid siis ei saaks rikuksid kõige selle ära. Ja et see on see mõtiskus. Siin on väga külm kuidagi. Ma jalutan edasi, tegelen turismiga. Aga jah, et olge ettevaatlikud, et ärge tüüdistage inimesi, et nad on millegi vastased, kui nad seda ei ole. Et see on tegelikult ka selline ju keeleline probleem, et kui sa ütled immigratsiooni vastane, siis sa paned selle ühe mõiste alla, lükkad ka muud asjad, eks ju. Ja siis sa näitad kui mingis telesaates mingit suurepärast immigranti, kes on mingi suur Eesti kultuuri fanaatik ja siis ütled, et vaata, kui pahad need inimesed immigratsiooni vastased, nad vihkavad teda. Ei vihka, immigratsiooni vastased on väga õnnelikud, et ta siin on. Nõnda nimetada immigratsiooni vastased. Et keda nad vihkavad on need teised, eks ju. Aga siis tuleks ka vahet teha ja võib-olla näidata siis seal telesaates sellised immigranti, kes on Eestis elanud 1000 aastat ja eesti keelt ei oska ja kes ei haaku kuidagi selle kultuurisüsteemiga, mis siin on. Et jah, mõisted korda, nagu öeldakse, mõisted korda. Ei tohi valesid mõisteid kasutada, et inimesi solvata. Aga kuna mind siia Võru linna nüüd siia Võrru saadete, siis ma nüüd siin olen ja võib-olla ma ei tea, kas Saaremaal oleks parem kui siin, et see on Saaremaal on see esimese seisuse sallimatud, me siin 3. seisuse sallimatud oleme siin Võrus. Aga siin on ääretult tore ja energia on parem kui Pärnus. Nii et ma olen päris õnnelik siin, nii et mingid varesed kraaksuvad ka ja tore, väga tore. Ei kurda, suur tänu siis nendele jutumärkides sallivatele, kes mu siia saasid. Ilma nendel ma poleks siia tulnud, nii et suur tänu teile. Ja ma nüüd lähen vaatan, äkki lähen mõne poe ja äkki on poe taga onu Heino, kes joob õlut ka ja siis äkki ta võtab mu ka kampa ja siis me joome koos õlut ka äkki. See oli nali, ma parem võib-olla sinna ei lähe. Aga suur tänu ikka.